No räägi sellest Lihula samba asjast ka, mismoodi seal asjad kujunesid või mis see siis? No Lihula see sammas pandi üles 2004. aastal. 2004. aastal mina olin tollal Lihula vallavanem ja see sammas oli aasta varem, taheti Pärnus püsti panna, aga siis ta Siim Kallase nagu nõudmisel võeti maha või linnavõimude poolt. Aga me panime ta uuesti üles, kuna oli ka 60 aastat siis Eesti kaitselahingutest oli ja me tahtsime nagu seda nagu teadvustada rahvale ja seda enam, et paljud ütleme seal Sinimäe lahinguteski palju eestlasi sai seal surmaga ja üldse selle 44. aasta jooksul nende sugulased tegelikult ei teagi, kus nad maetud on ja mis nende saatus üldse oli ja see Lihula sammas, kui me ta püstitasime, siis selle 13 päeva jooksul, mis ta püsti oli, sinna toodi väga-väga palju lill ja väga palju ekskursioone käis, ka välismaalasi käis, see oli juba nagu mingi palverännaku kohaks oli saanud. See üritus on siin korraldatud Lihula vallavalitsuse ja Eesti Vabadusvõitlejate Liidu koostööna. See sammas on just selle Vabadusvõitlejate Liidu tehtud ja meie püüame nüüd teda püsti panna. Lugupeetud kohale tulnud, pean oma kohuseks teile teatada, et eile 19. augustil kell 14.30 andis minu kätte Lääne politseiprefektuuri esindaja Läänemaa politseiprefektuuri korralduse, mille alusel keelatakse 20. augustil 2004 kell 12 kavandatud mälestusmärgi 60 aastat Eesti kaitselahinguid avamise üritust läbi viia. Nii, kuna see kiri tuli pärast riigipühale eelneva lühendatud tööpäeva lõppemist, siis mul ei olnud võimalik enam asjale tagurpidi käiku anda. Tööaeg oli juba läbi ja arvestades täna seda suurt hulka, kes on kokku tulnud, siis kindlasti teile kõigile ei oleks see info kohale tulnud, et see üritus jääb ära. Antud ürituse toimumise keelamise kohta on algatatud väärteomenetlus. Aga palun teid, et siin ei toimuks korrarikkumisi ega vaenu õhutamisi. Aitäh. Mulle antud ameti meelevallas ma õnnistan seda mälestussammast nende Eesti meeste mälestuse paigaks, kes ennast on võõras mundris võideldes ohverdanud meie kodumaa vabaduse eest. Jumala isa, poja ja püha vaimu nimel. Aamen. Austatud veteranid, austatud külalised ligidalt ja kaugelt. Täna viib aeg meid mõttes tagasi kaitselahingutele, mis toimusid Eesti pinnal 60 aastat tagasi. Tänu Eesti sõduri vaprusele, kes pidas kinni rinnet nii pika aja jooksul. Vene sõjaväe raudroll ei jõudnud Eesti pinnale ennem kui alles septembriks. Septembriks 44. Selle aja jooksul tehti ja anti soorne võimalus kümnete tuhandete kaasmaalaste põgenemiseks läände. Vastasel juhul oleks nad saanud priipileti seelus itta, kus nad mitte ei peanud tagasi tulema. Ja täna ma vaatan, ma käisin ringi inimeste hulgas ja ma tahtsin näha ka ühte inimest siin, ühte kikilipsuga euroeestlast, kes oleks pidanud saatma ka tänu telegrammi, sest ka tänu teie vaprusele oli ka tema elus päästetud ja saab tema punuda pesa Brüsselis. Ma natuke parandan. Ilmselt tänasest endine kaitseliitlane võttis maha teies. Mul on muidugi häbi ja kahju, et Kaitseliidu ülem ei suutnud siia tulla. Ja oleks ka ühe väikese lille pand nende endiste kaitseliitlaste mälestuseks. Selle asemel ta keelas ära meil siin viibimise vormis. Keelas ära
Kaitseliidu termoste kasutamise, supi keetmise Kaitseliidu kateldes. No, see oli seda. Nii, ma tahan ühed vabadusvõitlejad teile öelda seda, et see on ime, mis teie tegite 60 aastat tagasi. See on siuke ajalugu, et ei ole lihtsalt sõnu. Kujutate te ette, praegu veel kardetakse teid, kardab Venemaa, kardab Eesti valitsus, kardab Ameerika, kõik kardavad. Aitäh teile, mehed! Austatud patriootlikult mõtlevad mehed, kelle nõu ja jõuga sai paika ausammas, mis on mõeldud nendele 80 000 mehele, kes käisid läbi relva alt Eesti riikliku iseseisvuse eest võitluses. Lugupeetud veteranid, lugupeetud osavõtjad, mina tulen praegu Läänemaa Rahvaliidu konverentsilt. Konverents tervitab teid ja avaldab toetust ausamba avamise puhul. Palju edu teile kõigile. Aga siis ilmselt siis Eesti võimudele avaldati survet väljaspoolt, kuigi ka selle ausamba püstipanekuga on mõningaid komplikatsioone oli. Aga me panime ta siiski püsti ja seal oli üle 2000 osalise, kes siis avamisel viibis ja õnnistati nagu Luteri kiriku siis õpetaja poolt sisse ja kõik oli tipp-topp nagu. Aga siis 2. septembril siis tuli välja, et peale siis vestlust Ameerika saadiku Aldona Washiga oli siis andis peaminister Parts käsu, et see sammas siis maha võtta. Ja tulidki nad siis õhtul sinna suurte politseijõududega ja suure kraanaga. Kraanaga oli ka nii huvitavaid asju, et võimud ei saanud kraanat kuskilt mujalt, kui pidid ühe Vene firma käest võtma, sest Eesti firmad olid kõik keeldunud, teades, et mis kivi seal Lihulas on. Ei tahtnud sellega ennast siduda ja siis vaene Vene firma ja siis kraanajuht Lastočkin pidi pärast ka kannatada saama, kui seal konflikt puhkes. Aga jah, seal läks neil nii kauaks, et läks pimedaks juba ja siis pimeduses saadi kuidagi see kivi sinna auto peale panna ja siis rahvas hakkas nagu takistama auto ärasõitu ja siis anti käsk politseile siis pipragaasi ja kumminuia anda. Ja siis tungis rahvale kallal, ma olin ise teises reas seal, sain üsna sahmaka näkku selle pipragaasi, ega ta väga mõnus ei olnud. Kas see Partsil nüüd ette siis või? Mis tal viga on? Korda pole kord majas. Mis kardate nüüd politseid? Lambakari. Olid siin suured kähvlused, pilluti kive ja politsei tuli kilpidega peale, lasi pisargaas ja mitmed said kumminuiadega pista ja koerad aeti kallale ja kraanaklaasid pilluti kõik puruks. Siin on veel üks kilpidega politsei virja. Mõnel on pead ka lõhki löödud siin, jah. Politsei tuli ahelikuga peale, rahvas takistas väravatest, et ta välja, auto jäi kinni ja vajas kalmistu kõik segamini siin. Politsei peksis kumminuiadega. Ja pisargaasi lasti, ma sain kea saamakaga jõudsin eest ära joosta veel. Pikemalt näete ja kuulete nendest sündmustest veel järgmisel nädala teisipäeval Politsei kroonikas.